videolõunatund Nõmme raadios. Tere, taas lõunatund. Ja midagi teha ei ole. Ikka üksinda ei ole Margus kahjuks veel terveks saanud või tervisega nii kaugel, et saaks ka rahulikult siia tulla ja saaksime omavahel juttu rääkida. Nii et seetõttu peate ära kannatama mu monoloogi, mis loomulikult ei küüni tasemele, kui me oleksime siin kahekesi, oleks endal ka kindlasti üht-teist õppida. Aga no nii ta antud juhul on. Ja isegi printerist sai tahma otsa, nii et suhteliselt ebameeldiv, aga näete, täna pean arvutit paberi asemel kasutama, olen siia üht-teist kirja pannud, aga loodame, et tuleme tagasi. See on nagu raamatu lugemine ka, et kes on harjunud ikka raamatut käes hoidma, saab mõne lehe tagasi võtta, mis see nüüd ütles täpselt, kuidas see oli. Ja kuidagi tundub rohkem käe ja mõistusepärasem, aga loomulikult on see harjumisasi ja paljud praeguse ja nooremad generatsioonid, need võib-olla ei olegi raamatut oma peos kunagi hoidnud, aga võib-olla mõned ikka on ka. No, tihti on ka telefonist muidugi. Palju neid raamatuid üldse tänapäeval enam loetakse, aga loodetavasti ikkagi loetakse. Sellepärast, et rääkisin hiljaaegu juttu ühe raamatukogu inimesega ja tema märkis küll rõõmsalt, et käivad küll ja mõnede raamatute järgi suisa on järjekord. Ma ei hakanud uurima, missuguste, aga järjekord pidi olema. Nüüd siis kõigepealt veel sissejuhatuseks nii palju, et tänud kõikidele toetajatele ja kui teile midagi siit huvi pakub, vaadake ka kodulehekülje peale, siis saatke neid linke või kontakte edasi, võib-olla pakub kellelegi veel huvi või tekib kas või vaidlemistahtmine, tahetakse midagi jagada või tahetakse näidata, et võt küll oli tore või vastupidi, no küll on rumaluke, et ajab mingisugust niisugust juttu. Ka see on tegelikult teretulnud, sellepärast, et see arendab meie mõtlemisvõimet ja palju muud seal hulgas. Nii et siis, mida tänaseks olen korjanud? Jaak Valge on üks tore Eesti ajaloolane, keda iseloomustab lisaks kõigele oma eriala päris süvitsi tundmisele, iseloomustab ka selge väljaütlemine ja väga hea kõnepruuk. Ja nüüd ütleb ta niimoodi. Eesti rändepoliitika ning eesti keele ja rahva kestlikkuse vahele on tekkinud ohtlik lõhe. Ametlik retoorika kinnitab eesti keele head seisu, kuid rändearvud ja lõimumisnäitajad viitavad vastupidisele. Ajaloolane ja Riigikogu liige Jaak Valge leiab, et küsimus pole hoiakutes, vaid mahus, kui palju suudab Eesti tegelikult rändekoormust üldse taluda. Haridus- ja teadusminister kinnitab, et eesti keel on kõige paremas olukorras kogu oma ajaloos, nii ütleb ta. Paraku räägib igapäevane kogemus teist keelt, üha sagedamini ei ole riigikeeles hakkama saamine iseenesest mõistetav. Ja paraku nii ongi ja mitte midagi sellega teha ei ole, lähed sa kuskile kaubanduskeskusesse või mõnda muusse kohta, räägitakse sinuga kas vigast inglise keelt, või siis vene keelt, või siis mingisugust salapärast suržikk on teadupärast vene ja ukraina keele selline segu. Nii et ja kuhu sa kaebama lähed? Kellele sa ütled, vabandage väga, et ma olen siin oma riigis, ma tahaksin siin eesti keelega hakkama saada, aga minna ei ole sul mitte kuskile. Loomulikult on alati ametnikel varuks valmis selline käibetõde, aga te võite ju saata kirja, te võite saata kaebuse. No ja mis siis, see läheb nagu moti mulle auku, see on nagu külla vanaisale. Ja kui klassikuid abiks võtta, sul ei ole kaevata mitte kuskile. Ja veel vähem on sul mõtet kaevata, sellepärast et tead juba ette, et kasu sellest mitte mingisugust ei ole. See poliitika läheb iseenesest mõistetavalt edasi. Ja ka see samane Kristina Kallas, haridusministrina praegu, on teinud selle samase keeleruumi lammutamiseks rohkem kui Elsa Gretškina seda oma ka kõige paremates unistustes oleks suutnud teha. Sellepärast, et praegusel eesti keele õpetamise tasemel koolides
ei ole mitte mingisugune ime, et räägitakse valesti, aga öeldakse üht, aru saadakse teistmoodi, mõistetakse kolmandat moodi, tehakse neljandat, välja tuleb viies ja nii see lihtsalt käibki. Vaadake kas või need samad poliitikud, kes seisavad oma ametlikes väljaütlemistes eesti keele poolt hirmsasti ja nõuavad ka teistelt eesti keele veatut oskamist. Ma tahaks teada, kas te olete, millal te viimati kuulsite, et oleks keegi kasutanud õiget vormi, ehk siis ma tahaksin, me tahaksime, me tohiksime, me käiksime, me sooviksime, ükskõik, me lõpul, me tahaks, me sooviks. Järgmine nädal me läheme ekskursioonile. Ma nägin kunagi pool aastat tagasi või natukene rohkem juba kurja vaeva õpetades ja siia saabunud uuspagulastele eesti keelt, et järgmisel nädalal ehk ajamäärus nõuab, millal on küsimus ja siis kas kolmapäeval või neljapäeval või kella 5 ajal või järgmisel nädalal, järgmisel aastal või veel ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ei, järgmine aasta me läheme, järgmine nädal me kuuleme ja nii edasi, nii edasi. Rääkimata kõik võimalikest väiksematest lapsustest. Ja isegi see seltskond, kellele ma juhuse või kokkusattumuste tulemusena seda eesti keelt natukene õpetasin, need tulid mul ise rääkima. Kuule, sa ütled, et võt, et nii ja nii ja nii peab olema. Aga me kuuleme raadiost, kõik räägivad, ma palusin neil raadiot kuulata. Kõik räägivad järgmine nädal, tere hommikust tasemel. Ja siis luges üks õpilane eriti usin, see oli kuidagi andekas, ta oli ka muusikakoolis käinud, tal selles mõttes kuulmine natukene teravdatum kui tavaliselt ja harilikult. Ta luges 2,5 tunni jooksul Rahvusringhäälingu saatejuhi kõnepruugis kokku 67 siisi. Me siis läksime ja et siis vaatame ja et siis oli ju tore ja siis, millal siis, ei tea. Aga olgu edasi. Donald Trumpist on hästi palju juttu olnud ja ta mitme koha pealt väga huvitav. Kui katsuks niimoodi emotsioonitult võtta ja vaadata, mida teeb, mida ütleb, kuidas ütleb ja ka kuidas teeb. Ta on tal meeskonnas ääretult head psühholoogid, sellepärast, et kui te tähele panete, et oma kõikvõimalike sanktsioonide kehtestamisel ja üldse asjaajamisel, ta viib oma vestluspartneri või siis äripartneri või ükskõik kelle konditsiooni, kus temaga on oluliselt lihtsam kokku leppida. Tunneb hästi psüühikat. Trump ütleb niimoodi, ma ei tea Gröönimaa peaministrist mitte midagi. Kas meil keegi teab? Kas meil keegi teab midagi Gröönimaa peaministrist või mis on Gröönimaa pealinn või isegi kaardi peal, kui võtad kontuurkaardi, palud osutada Gröönimaa peale. Küsid, kui palju seal inimesi on, kes seal põliselanikud on, mis keelt nad räägivad, kuidas Gröönimaa üldse Taani osaks näiteks sai või kuidas Taanimaa seal oma võimu kehtestas. Ega ei teata mitte midagi. Aga nüüd järsku on Gröönimaa kõikidel hambus tänu sellele, et Donald Trump tahab seda endale võtta. Ilmselt, teeme väikese ennustuse ka, ilmselt võtabki viisil või teisel. Seab sisse sinna oma protektoraadi, suurendab sinna viidud väekontingendi. Tuletame meelde, et sõjaväebaasid on neil seal niikuinii, nad hakkavad võib-olla neid laiendama, ei tea. Aga viisil või teisel võtab ta selle ära. Margus Tsahkna, midagi teha ei ole, meie imelaps Margus Tsahkna, kes on paistnud silma sellega, et eriti koolipinki ei ole viitsinud kulutada. Ja mõne puhul ei ole sellest aru saada, sellepärast, et mõni on autodidakt suurel määral ja muudkui õpib, surmani õpib. Meie välisministrit see vist eriti ei puuduta ja ta ütleb nüüd niimoodi. Eesti on valmis oma jõududega Gröönimaa julgeoleku kindlustamisse panustama. No mismoodi ta panustab, see sõnavalik on omaette küsimus.
oma jõududega, Eesti on valmis oma jõududega, see tähendab, et kui Ameerika president otsustab sinna viia oma mingisuguse kontingendi, suurema kontingendi, siis Margus Tsahkna lippude lehvides kõnnib sinna ja võtab võib-olla välisministeeriumist kellegi kaasa ka ja panustab Gröönimaa julgeolekusse isiklikult. No, me räägime just siin kõnepruugist ja see on üsna selline, mitte ainult lapsik, aga üsna niisugune, ebaadekvaatne. 81% Eesti kodanikest peab oluliseks, et Eesti lipp oleks alati auväärseimal kohal, selgus Norstati küsitlusest. 52% inimestest on seisukohal, et Ukraina lippude alaline hoidmine avalikel hoonetel ei ole enam vajalik. Näilisus ja tegelikkus. Üks asi on see, kui need lipud on pandud välja ükskõik suuremale aukohale, väiksemale aukohale, nad kaunistavad väga. Omaette küsimus, kas enam kaunistavad või on juba, võib mingisugust muud verbi selle asemel kasutada. Aga seal nad lehvivad ja mille pärast nad lehvivad? Öeldakse, et me sellisel viisil näitame oma lojaalsust ja toetust Ukraina võitlusele Venemaa agressiooni vastu. Arusaadav. Aga kui nüüd teeks sellise eksperimendi, tegemist on ju näilisuse loomisega. See lipp on väljas, see tähendab, näidatakse midagi, demonstreeritakse midagi, sõltumata sellest, mida keegi oma sees tunneb või mida õigeks peaks. Näiteks, missugune võiks see pilt olla, võtame lihtsalt provisoorselt või hüpoteetiliselt, kui korjatakse lipud ametiasutustelt ära, sinna jääb Eesti lipp, nii nagu ette nähtud on, ja igal inimesel on jäetud vaba voli ise demonstreerida. Paned oma garaaži ukse peale Ukraina lippu või paned oma maja külge või veel mingil moel demonstreerid. Paned varuka külge, siin võtad Gucci või Armani kisud ära, paned siia selle samase lipu või kuidagi niimoodi. Ja siis loomulikult on kõikidel inimestel juba vaba võimalus näiteks rahaliselt või esemeliselt toetada Ukrainat. Kannad mingid, neid arveid on igal pool või on, kui ei ole igal pool välja pandud, siis kindlasti on võimalik kindlaks teha, kuhu on võimalik raha kanda, sõltumata sellest suurusest. Kui palju on neid inimesi Eestis, kes vabatahtlikult, ilma kisa-kärata, mitte tekitada näilisust, aga oma südame soovil ja oma kindlate veendumuste alusel teeksid neid kas mingisuguseid esemelisi annetusi või rahalisi ülekandeid. See oleks päris huvitav vaadata. Mul tuleb meelde ka näiteks Vene gaasist, kui siin räägiti, et kui oleks näiteks üle Vene piiri tuleks mingisugune gaasitoru ja juurde on veel kirjutatud, et see on agressori gaas ja sellest võtmine toetab Venemaa agressioonisõda. Nii kui pimedaks läheb, ma kujutan, et oleks seal nende gaasinõudlejate hulk üsna suur, sellepärast et majanduslik seis on üks ja eks iga inimese niisugused igapäevatarvidused võtavad ka oma osa ja kui väga paljudel inimestel on tegemist oma igapäevase toimetuleku ja hakkama saamisega, siis lõppude lõpuks need poliitilised küsimused taanduvad teisele plaanile ja seda olulisemaks muutub väline näitus või väline väljanäitamine selle kohta, et ma tegelikult hirmsasti toetan, mu süda hirmsasti põleb ja leegitseb ja üldse ma olen loomulikult alati ikka ja jälle õigel poolel, nii et ärge jumala pärast mind kahtlustage mitte milleski. Nii, üks Poola ajaloolane hiljaaegu muide võttis üsna kõvasti sõna, see ilmus Poola ajakirjanduses ka ja Leszek Żebrowski, jah, kui ma ei eksi, oli ta nimi, ja ta võttis üsna kõvasti sõna selles suhtes, et Ukrainal on tegelikult antud carte blanche ehk siis tegevusluba ja väljaütlemisluba ükskõik, mida nad teevad või ükskõik, mida nad välja ütlevad selles mõttes, et ka Volõnia tapatalguid, mis teadupärast toimusid 1943 kuni 1944 teise ilmasõja käigus,
kui Ukraina ülestõusuarmee UPA teostasid üsna veriseid arvetõiendusi Poola külades ja erinevatel arvamustel, erinevate andmete kohaselt tapeti väga-väga jõhkral kombel maha umbes 100 000 inimest Poola külades, naised, lapsed ja eriti jõhkral viisil. Ja nüüd seesamane Žebrovski ütleb, et aga noh jah, nüüd on Ukrainal antud otse kui õigus kõike tõlgendada omal viisil ja mõnedest asjadest üldse mööda minna. Ja see on ka nagu Eestigi ajaloos on mitmesugused sellised küsimused, mis on jäetud hõõguma ja millele vastust siiamaani pole antud. Ja kuni see hõõgumine käib edasi, ei olegi ju mingisugust lootust, et nendes osas kuidagimoodi kokku lepitakse. Mingisugust printsiipsust siin ju näha ei ole. Ühtede puhul öeldakse, et kommunistid kaabakad, teisel puhul, et kas siis need olid ka kaabakad või kes on siiamaani võimu juures meil, vaatamata oma kommunistlikul taustal. Ei seda ei saa nii võtta ja seda ei saa naa võtta. Tuleks need asjad kuidagi selgeks rääkida ja oleks ilm üsna palju puhtam. Niisiis, läheme edasi. Loen jälle ette. On hetki, kus tunnen, et enam ei jaksa. Emade jaoks on vaimne kurnatus ja hoolduskoorumus raskeim osa vanemlusest. Kui siin kogu aeg räägitakse sellest, et iive on madal, Eesti rahvas on väljasuremise kursil, see on fakt, et on, kui midagi muutuma ei hakka, ja siis otsitakse põhjusi, et kas peaks mingisugust toetust suurendama või mingit toetust vähendama. Aga kui te vaatate kas või ajakirjanduses või avalikus ruumis ilmuvaid tekste, nagu seegi, et ma ei jaksa, emade jaoks vaimne kurnatus, sellega luuakse taust. Sellega luuakse taustsüsteem, kus maast madalast peale inimesed ju seda loevad ja see ladestub neil kõik siia ajukordude vahele, see suhtumine. No see on ju kurnav, see on ju jama, see on ju koorem, ma ei saa sellega hakkama. Ja sellega luuaksegi suhtumist. Ja siis ei ole ime, et need noored sellisel viisil mõtlevad, lapsi ei tule, Eesti rahvas välja suuremise kursil. Ja siin muide võite teha ükskõik missuguseid soodustusi, ükskõik missuguseid preemiaid võite välja mõelda, see ei aita. See peab olema ühiskondlik foon, mis aitab inimestel ilmale tulla. Emadus kui selline on au sees, aga teist poolt tuleb meile vastu ja propaganda. Ema on vanem 2, isa vanem 1 või vastupidi ja üldse on sugusid 76. Ja mis lastest te üldse räägite, ise otsustab, mis tast kunagi saab nendes tingimustes. See sotsiaalne taust on selline, aga kui rääkida sotsiaalsest, siis enamik, valdav, mattev, tappev enamik nendest ametnikest ei ole suutelised siiamaani aru saama, mida tähendab sõna sotsiaalne. Räägitakse isegi midagi sotsiaalsest kindlustundest ja sotsiaalsest käitumisest ja nii edasi. Tallinna Linnaülikooli professor ütleb, me peame aitama. Töötust noorest võib saada töötu täiskasvanu. Huvitav, et noor ükskord saab täiskasvanuks. Ja kui tal enne tööd ei olnud, siis on väga tõenäoline, et tal ka praegu tööd ei olnud, et ka täiskasvanuna. Aga sellisele järeldusele tulemiseks, selleks pead olema Tallinna Linnaülikooli professor. Ja nii, see kui noor ei leia tööd, võib takistada ka näiteks pere loomist. See on ka tõsine avaldus. Kui tal tööd ei ole, järelikult ei ole tal ka raha. Tal on masendus hinges, ta on muserdatud. No mismoodi ta läheb seda suhet kas või looma kuskile diskoteeki või kuskile Tinderisse. Kuulge, mul ei ole ühtegi penni. Ma otsin pruuti, kes oleks rikas ja suudaks mulle uued kingad osta või midagi taolist. Mis pere loomisest te siin sellisel juhul räägite? Noorte varajane töötus suurendab nende hilisemat vaesusriski. Tõsi ka või? See on väga tõsine järeldus, et kui sa oled vaene, tööd ei ole, siis vaesusrisk on suur.
see on tõsine teaduslik avastus. mida pikem on töötus nooruses, seda tugevam ja püsivam on selle mõju. ei või olla, et sellisele avastusele on tulnud Kadri Täht, Tallinna Linnaülikooli töö- ja haridussotsioloogia kaasprofessor. töösotsioloogia, mis asi see on? mis asi on haridussotsioloogia? aga noh, kui puudub arusaamine, mida tähendab sotsiaalne ja üldse, mida tähendab sotsioloogia, psühholoogia, sotsiaalpsühholoogia ja sotsioloogia. tegelikult kõige huvipakkuvam on nende kolme, kui me joonistame kolm sellist ringi, sotsioloogia, teise ringi, mis kattub osaliselt sellega, on hariduspsühholoogia, see alla joonistame ka kattub, on psühholoogia, siis kõige põnevam on nende kõigi kolme koostöö koht või kokkupuute koht. seal läheb põnevaks, aga olgu pealegi. Tallinna Kommunaalamet annab meile teada, tõenäoliselt tuleb hakata lund linnast välja vedama. vot see on küll avastus, tõenäoliselt tuleb hakata. mäletan kunagi olin ise tegev, Tallinnas oli selline asutus olemas nagu Tallinna linna spetsialiseeritud autotranspordibaas ja see tegeles lume rookimisega. olin seal öösiti tööl lumetõrjes, suure traktoriga sõitsin, lükkasin lund kokku. tol ajal oli täiesti loomulik, et lumi veeti linnast välja, olid spetsiaalsed väljakud selle jaoks, seal oli spetsiaalne kanalisatsioon, kus see soolad ja kõik muud sellised asjad ladestusid. olid linnas kindlaks määratud need piirkonnad, kuhu ei tohtinud soolalahust pritsida, need olid haljasalade ümber, parkide ümbrused, noh, kus see võis vigastada siis seda mullastikku ja kuhu oleks mõjunud laastavalt. ja linnas oli muide ka selline piirkond, kus ei tohtinud üldse keemiat kasutada, ainult liiva tohtis puistada. ja see oli niinimetatud aadlipesa Hiiul, kus elasid valitsuse ja partei kõrgemad võimukandjad. no kus sa lähedki partei keskkomiteesse hommikul ja soolarant on kingadel peal, no see oleks ju olnud üsna kole. nii et seda ei pandud, aga lund on välja veetud kogu aeg ja nüüd teha siin avastus järsku, et tõenäoliselt tuleb hakata seda tegema. no soovime õnne. Järvan ütles Eesti Rahvusringhäälingus, rattateid talvel kasutatakse pigem vähem. pigem vähem, see tähendab seda, et no seda võib olla pigem rohkem, pigem vähem. kes praegu kasutab rattateid? isegi need Bolt-Volt kullerid, kellel sall on silmini tõmmatud ja tohutu kiirusega mööda Tallinna linna edasi-tagasi vuhisevad, ka nemad kasutavad ju kõnniteid. Neid rattateid ei kasuta mitte keegi ja kui palju neid Bolt-Volte siis ikkagi lõppude lõpuks on. ja huvitaval kombel on siin veel üks sõnademäng. meil on ametlikult kutsutud ju Bolti ja Wolti ja neid teisi millegipärast tehnoloogiafirmadeks. nii et see kastiga ringi sõitev Wolt on tegelikult tehnoloogia. ei ole seal, no tehnoloogiast on nii palju, et mõnel on elektriratas ja telefonist vaatab, et kuhu see pitsa või mingisugune muu toiduports tuleb viia ja kust see tuleb peale võtta. aga kui seda kutsutakse tehnoloogiafirmaks, siis on midagi päris katki. ma saan aru, Elon Muskil, vaat seal on tehnoloogiafirma. siin oli tehnoloogiafirma, mis tahtis tulla, mida taheti teha, mille kohta Jürgen Ligi ütles, et ei, me sellist vananevaid asju ei taha, haavapuust nimelt tselluloosi teha. mindi ja sõideti Šveitsi ja tehti seal, ongi kõik. nii, mis veel? Marianne Paimre ütleb meile, meedia peab end väljendama selgelt, sõna narkomaan on kõigile arusaadav. vot see on küll tore, meedia peab end väljendama. meedia ei pea mitte midagi ja meedia ka muide ei väljenda ega jätta väljendamata. Need on meedias töötavad isikud, sageli ajakirjanikud, kes võiksid võib-olla tõesti ennast teinekord selgemini väljendada, see on teine asi, aga meedia kui selline ei väljenda mitte
kedagi ega mitte midagi. Kusjuures Marianne Paimla on ise infoteadlane, ajakirjanduse ja narkopoliitika uurija, lai profiil, narkopoliitika uurija, ajakirjanduse uurija ja infoteadlane takkajärgi, aga no kvaliteet on nendest väljaütlemistest teha. Lugeja kirjutab. Heiki Hallik ütleb, me rääkisime siin natuke nendest lippudest, aga siin on veel. Viljandi Raekojalt Ukraina lipu eemaldamine ei ole seisukohavõtt Ukraina vastu. Ukraina lipu eemaldamine ei olnud Viljandis väärtusotsus, vaid vastutuse kandmine. Mida see tähendab? Vastutuse kandmine või kuidas või väärtusotsus, mis väärtustega siin tegemist on? Siin on ka üks soovitus, võtke kunagi keegi aksioloogia kui selline distsipliin ette, vaadake kas või järgi mõnes otsingumootoris, mida see tähendab, mida see endas kätkeb ja pärast seda on muide väga hea ja saate hea tuju, kui loete kõikvõimalikke kirjutisi selle kohta, mis puudutavad mingisuguseid väärtusi, kas ühisväärtusi või kantud väärtusi või mingisuguseid muud väärtusi ja nii edasi. Andres Sutt ütleb meile, Andres Sutt tuletame meelde, on minister. Ekspertide hulgas on Eesti energiatuleviku osas tugev üksmeel. Mitte eksperdid jauravad ideoloogiast. Mitte eksperdid jauravad. Koos kõikide lisatasudega on elekter Eesti kodutarbijale odavam kui isegi Soomes. Võtke palun ette, palju maksab Soomes ja palju maksab siin. Sellist hetke, kus Eestis on kodutarbijale elekter odavam kui Soomes, Soome kodutarbijale elekter, sellist hetke ei ole viimasel ajal olnud. Nüüd samas ütleb, et mitte eksperdid jauravad ideoloogiast, kelle hulka me liigitame või kuhu kategooriasse me paigaldame meie ministri, kes ajab sulaselget ebaadekvaatset juttu. Ma mõtlesin midagi koledamat öelda, aga no ei ole ilus. Aga see jutt, mida ta räägib, ei vasta tõele. Eesti Päevaleht kirjutab oma juhtkirjas, Auvere häving tõendab, uues energiamajanduse arengukavas pole vajalikku otsustavust, julgust ega kiirust. Alustaks äkki hoopiski sellest otsast, et Eesti energeetikas puudub kompetents, puudub pädevus, puudub arusaamine ja mis kõige tähtsam, puudub selge visioon selle kohta, et meil neid eelpool nimetatud asju ei ole olemas. Meil aetakse tuumaenergiajaama, õigemini selle propagandat tehakse üsna tugevasti ja riigi käest nõutakse muudkui aga miljoneid, et saaks asja uurida, puurida. Asja uurivad inimesed, kellel ei ole aimu ka ei aatomilektrijaamade ja kõige selle kohta, mitte kõige vähematki kompetentsi. Aga need on need samad isikud, kes lasksid Juta kõrbes miljonid tuulde ja nii ongi läinud. Miljonid lennanud. Ja meil on ju, kust need inimesed võetakse? Võib-olla siin on üks hea, pakkuks välja teile sellise võrdluse. Me kõik oleme Rowan Atkinsit väga paljudes rollides näinud, võt tegemist on Mr. Beaniga, kes mängib Mr. Beani, küll on ta puhkusel või küll on ta mingisugustes muudes üsna koomilistes ja väga hästi välja mängitud situatsioonides, olukordades ja tegemist on äärmiselt andeka inimesega ja näitlejana suurepärane, inimesena muide ka suurepärane, aga lisaks kõigele on tegemist diplomeeritud elektriinseneriga. Nii et ta jagab ka nendest asjadest, kui vaja on suurepäraselt. Mitmekülgne inimene. No saaks ka elektriga kuidagi. Äkki telliks selle Mr. Beani, Rowan Atkinsi kuidagi moodi äkki siia. Äkki hakkaks mingisugune asi selginema.
äkki hakkaks kuskil midagi klaarima, äkki hakkaks kuskil isegi minema. Ja ta oleks üldiselt ka suurepärane selles mõttes, et võib-olla suudaks järele teha nii mõndagi meie asjapulka, kes mängib, et ta on kõige tublim. Ja raha nii-öelda laristamine lõppeks äkki kuidagi moodi ära. Kuigi raske uskuda, meil on harjutud seda tegema, eriti kui on tegemist mitte enda rahakotiga, vaid näiteks riikliku rahakotiga, siis võib seda teha küll. See on muide maailmas üsna levinud tendents ka, sellepärast et 1735 vist või 1700, ütleme 1700 miljardit kulutas maailm, võtame siis maailma tervikuna, kulutas maailm aastal 2011 või 12, no ei ole tähtis, sõdade peale, igasuguste sõjapidamiste peale, igasuguste rakettide, kuulipildujate, suurte ja väikeste miinikeste ja kõikide muude ostmiseks. Ja vaja oleks kõigest 1730. 135 miljardit oleks vaja maailmas ja ei oleks siin mitte ühtegi vaest enam olemas. Muidugi, kuidas keegi oma selle rahaga ümber käiks, võib-olla oleks mingi süsteemne lähenemine hoopiski parem, aga see on nüüd näide selle kohta, see on 100-kordne vahe umbes. Et üks on siis tervishoid ja toiduga hakkama saamine ja korralik eluase ja külma ilma puhul kasukas ja sooja ilma puhul susped ja kõik see. Ja teine number on 1735 miljardit, mis kulus kõige selle hävitamiseks. Ega tsiviilinseneri ja sõjainseneri vahe ei olegi rohkem. Ei olegi midagi muud, kui et tsiviilinsener ehitab sõjaväeinsenerile märklaudu või projekteerib neid vähemalt, aga olgu. Muide, mis puudutab rahasse, siis üks huvitav fakt tuli välja veel, et isegi Norra on ju meile tuntud selline kui äärmiselt jõukas riik ja nende pensionifondid on hästi suured, need on miljarditesse ja miljarditesse ulatuvad ja riik on selles mõttes käitunud, mitte riik kui institutsioon, aga ütleme siis valitsused, ükskõik, kes seal parasjagu võimul ei ole olnud, on kõrvale pannud halvemateks aegadeks ja hoolitsenud selle eest, et Norra üldine elatustase oleks piisavalt kõrge, inimestel oleks rõõmus seal maal elada ja ei oleks vaja tegelda niisuguste asjadega, nagu näiteks on iibe puudus, et ei oleks enam väikseid norrakaid, kes on tublid suusatajad või ka näiteks valitsuses teevad tarku otsuseid. Nemad ka muide on jõudnud sinnamaani, et nad novembris maksavad ainult pooled maksudest täiesti legaalselt ja mille jaoks? Selle jaoks, et neil oleks detsembris rohkem raha jõulukinke teha, et pakuks lähedastele ja võib-olla tehakse ka või võõrastele kellelegi, aga nad saaksid suuremas mahus jõulukingitusi osta. No loomulikult on seal mingisugused maksud seoses selle ostudega, nagu käibemaks ja nii edasi, see on kõik loomulik, aga suhtumine on siin selgelt ära näidatud, on võimalik. Meil räägi sa kellelegi, et niisugust asja võiks ka teha. Juhtkiri ütleb niimoodi, nüüd aitab Iraani vägivallarežiim, tuleb kukutada. Huvitaks, see ei ole sekkumine teiste riikide siseasjadesse või kuidagi moodi. Või kes on siin Eestis, kes läheb sinna ja hakkab seda kõike kukutama. Tähendab, loomulikult on kukutamine kergem, igasugune lammutamine on ju kergem kui ehitamine. Aga huvitav, et väike Eesti on siin oma mingisuguste juhtkirjade näol võtnud kindla seisukohad, nüüd me näitame. Nii, Nõukogude okupatsioon kestis Eestis järjest 47 aastat. Iraani islamirevolutsioonist ja mullade ajatollade terrorirežiimi sünnist möödub neil päevil samuti 47 aastat. No mis me siis sellega nüüd peale hakkame, mida me nüüd siis võrdleme või kuidas moodi? Seal elatakse nii, nagu elatakse. Tuletame meelde, keda praegu siis püütakse või püüti. Ilmselt on see riigipöörde katse Iraanis läbi praeguseks hetkeks kukkunud. Kuid mäletame Mohammed Reza Pahlavi, tema oli Iraani šah
ja kas siis demokraatliku võimu esindaja või mis, no ta käis isegi Eestis, ma mäletan, et tal kingiti klaver, Estonia valge tiibklaver. See viidi rõõmsalt meelelt suure tänuga kaasa. Ja nüüd on tema järeltulija. Jälle vajab kuidagimoodi võimule aidata. Tuletame meelde näiteks, kuidas aidati Süüria endine tagandatud Assad, kes selle võimule aitasid. Ta toodi ju Inglismaalt, ta oli hambaarst, toodi Inglismaalt kohale, et ta pidi olema valitseja, kes allub vaieldamatult ja sõnakuulelikult inglastele, nii-öelda läänemaailmale. Ta seda ei teinud ja tulemus on tänaseks käes. Huvitav ja selle okupatsiooniga on üldse väga veidrad lood. Kui on vaja rääkida okupatsioonist kui hirmsast asjast, siis räägitakse okupatsioonist. Kui ei ole vaja, räägitakse praegustest võimuritest ja nende kommunistliku parteiga seotud, otseselt seotud minevikust, siis on see nõukogude võim ja nõukogude aeg. Vaadake, kuidas sõnakasutusest muutub sisu otse kohe. Nii. Tallinna tänavuse eelarve fookuses on haridus, liikuvus ja sotsiaalne turvalisus. Fookuses on haridus, no selge, võib aru saada. Liikuvus, et saaks siis liikuda edasi-tagasi kuidagi, võib ka aru saada, ilmselt on ühiskondliku transpordiga ja tegemist ja siis ka tänavate läbilaskevõimega ja kõige sellega. Aga sotsiaalne turvalisus, mida tähendab sotsiaalne turvalisus? Sotsiaalne turvalisus tähendab eeskätt seda, kuidas need inimesed ennast tunnevad selles keskkonnas. See on sotsiaalne. Kas nad on sundsituatsioonis, kas nad on valikusituatsioonis, kas on nad näilises või reaalses situatsioonis, kas nad on mängulises, mängivad siin linnakodanikku või mängivad alluvust ja nii edasi. See on väga suur temaatika, mida siin sotsiaalse turvalisuse all silmas on peetud, see jääbki paraku arusaamatuks. Aga siin oli muidugi tore, kui sotsiaaldemokraat Natali Mets, ma toon nime välja sellepärast, et keegi võib järele vaadata, ta oli Tallinna ööelu nõunik, aga nüüd see koht on likvideeritud ja ta on väga pahane selle üle ja tõi siin näiteks, et kui Šveitsis näiteks oli baaris mingisugune tulekahju, siis seal hukkus 40 inimest. Aga Tallinna linnavalitsust selline asi ei liiguta, morjenda ega huvita. See tähendab, et ööelu, nii oligi, ööelu nõunik. Ma juba nimetas, ajab pehmelt öeldes muigama ja kui keegi räägiks, et meil on olemas selline ööelu nõunik, siis ilmselt, et see käib öösel väljas siis ainult või on nagu, või kuidagi taolist. Aga nüüd on likvideeritud. See on üks samm, millele jääb üle ainult kaasa plaksutada. Hakkab äkki mõistus võitma. Oleks tore, kui ei tehta päevaelu nõuniku koht selle asemel. Priit Kongo ütleb, kuidas Eesti riigi eeskujul ehitada häkkeri kindlat infosüsteemi. Lubage mul alustada lihtsa ja tuttava mõttega. Arsti juurde ei minda alles siis, kui olukord on juba kriitiline. Ei minda, aga miks ei minda? Minnakse küll. Terve EMO on, ooteruum on inimesi täis, miks ei minda? Kust selline väide tuleb? Ja häkkeri kindlat infosüsteemi. Häkkeri kindlat infosüsteemi ei ole paraku võimalik luua. Inimene on selle loonud, inimene võib ka sinna sisse häkkida. Häkkeri kindlat süsteemi siiamaani vähemalt ei ole õnnestunud luua. Muidugi üks pretsedent on olemas, see on Eesti e-valimised, aga see on ka ainult nende inimeste arvates, kes selle süsteemiga vahetult seotud on ja kes sellest oma vägagi viljakaid vilju lõikavad. Olgu pealegi. Juhtkiri. Isamaa teeb Tallinnas roheteemadega trumpi. Vägev pealkiri. Isamaa teeb Tallinnas roheteemadega trumpi. Isamaa lubas sügisestel valimistel, et muutus algab Tallinnast. Targu jäeti oma valimisprogrammis täpsustamata, et muutus tulebki, aga peaasjalikult taandarengu võtmes.
juhtkiri on selles mõttes hea Eesti Päevalehega on öeldud juhul tegemist, et see roheteema tõsteti üles, rohepöörde teema, terve rohepöörde kantselei oli või osakond oli ametis, mille praktiline väljund oli selleks kulutatud palgaraha. Hiljaaegu võttis ka Pärtel-Peeter Pere selle teemal taas sõna, no äärmiselt ebaõnnestunult ja ei õnnestunudki aru saada, mida ta mõtles, mida ta öelda tahtis, aga välja ei tulnud paraku mitte midagi. Ja edasi, igatahes on Isamaa nüüdseks Tallinnas linnapeapartei ja uudistest puudust pole. Kord pannakse pidurit trammiteedele, missugustele teedele. Ühest trammiteest oli jutt see, mis kulgeks Tartu maanteelt Pärnu maanteele. Mis trammiteedest jutt on? Juba aetakse kelbast. Siis lükatakse investeeringuid edasi ja tulebki lükata, kui nad ei ole põhjendatud, kui nad ei ole arukad, kui nad ei ole sellised, mis lükkavad tagasi mingisugused vajalikumad asjad ja nii edasi. Edasi kukutakse inimesi lahti laskma. No Natali Mets on lahti lastud, öönõuniku kohta meil enam ei ole. Ja takkapihta lastakse vesi peale linna senisele rohepoliitikale. Milles see rohepoliitika seisnes? Et kuskil ei niidetud haljasalasid ja öeldi, et siit läheb sitik sinna ja tänna. Rääkige seda juttu mõnele bioloogile või siis mõnele veel inimesega, kes loodusega sina peal on. Te saate seda ilmet näha ja see pakub teile tükk aega naudingut. Ilmekas näide sellest, kuidas Isamaa päriselt platsi puhtaks lööb, on abilinnapea Kristjan Järvani veetav kliima ja rohe tagasipööre. Linn lõpetab seonduva poliitika ajamise ja koondab 7 selle valdkonna vedajat. Edu ja taevas tänatud, tuleb selle peale öelda. Käitumisteadlane ütleb aga niimoodi. Muide, see käitumisteadlane iseenesest on ka huvitav mõiste, see on hiljaaegu tekkinud. On olemas, nagu me oleme korduvalt rääkinud, on psühholoogid, psühhiaatrid, on sotsioloogid, on sotsiaalpsühholoogid, aga nüüd on käitumisteadlane. No on vajalik leiutada mingisugune uus ja huvitav nimi, see võimaldab võib-olla mingitele kassadele ja fondidele parema juurdepääsu, aga nii ta ütleb. Me ei saa nõuda, et laps tervislikult toituks, kui täiskasvanu ise söögilaua taga poriseb, et brokoli on vastik. Mis see tervislik toitumine ja brokoli kuidagi moodi kokku. Aga teadlane räägib sellist juttu. Vanas Kreekas muide, kõigepealt oli kasvatus, pedagoogika toimis eeskujude järgi. Siin oli Achilleuse kuju ja kõik teadsid, missugune üks noormees peaks välja nägema. Sellise kehaehitusega tubli ja see muide ei puudutanud mitte ainult kehalist täiuslikkust, vaid see eeldas ka, et oleks peas kõik korras. See mens sana in corpore sano, meil tõlgitakse, et terves kehas terve vaim, see ei pea paika, sellepärast tähendus on natuke teistsugune, see on üleskutse juvenaaliselt, et oleks terves kehas ka terve vaim. Kreeklased püüdsid sinna poole ja natuke edasi sealt, mõned 100 aastat hiljem, mindi üles mõistelise kasvatuse poole. See tähendas seda, et inimene peab olema tark, kena, füüsiliselt ja vaimselt täiuslik, saadi aru, mida need mõisted tähendavad ja ilmtingimata ei pidanud sellisel puhul see Achilleuse, võtame selle jälle Achilleuse, kuju siin päris ees olema, saade mõistetest aru. Siin räägitakse sisuliselt ju täpselt samast, kui keegi vanematest poriseb, et see toit ja see toit ja see toit ei kõlba, tuleb süüa hoopiski näiteks liha ka, no siis on raske lapsele selgeks teha, et ainult veganlus, ainult kapsad, heinad, see kõik on suurepärane ja liha, see on vanakunadist endast. Nii, ja jätkab. Täiskasvanutena peame meeles pidama, et lapsed ei kasva vaakumis. See on hämmastav avastus.
iga täiskasvanu on lahutamatu osa lapse keskkonnast ja üks tugevamaid mõjutajaid, eriti enne teismeiga. Mis siin uut on? Kusjuures üks mõju või teine mõju, neid ei saa tegelikult lahutada, sellepärast, et nende koosmõjude ühtsus, vot see on kategooria, mis kõige enam mõjutab. Aga olgu peale. Eeskuju näidatakse ka siis, kui seda ei taheta ja ka siis, kui arvatakse, et laps ei märka. Märkab küll. Aga nüüd tuleb välja, kus koha pealt on see käitumisteadus tulnud. Kausaalis mõttekoda Praxis. No Praxisest ei ole siiamaani teadust tulnud, nii et võib-olla ei tasu ka seda päris teadusena võtta, küll aga on ta endale sellise nime omistanud. Nüüd on Natali Mets, tema ütleb ka, millest meil põgusalt oli juttu, aga nüüd täpselt ja tsiteeritult. Linna ei huvita Šveitsi ööklubi 40 surnuga põleng, olgu hoiatuseks Tallinna linnavõimule. Ma hoiatan. Olgu ka Indoneesia maavärisemine veel lisaks siia juurde hoiatuseks Tallinna linnavalitsusele. Olgu ka Vesuvi purse ja võib-olla veel mõningad looduskataklüsmid ja katastroofid Tallinna linnavalitsusele hoiatuseks selle kohta, et öönõuniku kohta ei oleks tohtinud kaotada. Aga mis siis, kui see purse Munamäel juhtub öösel? Mida tegema hakkate, kui ei ole Natali Metsa, kes on ööelunõunik? Ja nii 2 aastat tagasi kirjutasin, ütleb Natali Mets, et asjaolu, et Eesti ööklubides ei ole seni olnud suuremaid tulekahjusid, peegeldab pigem õnne kui süsteemset ennetust. Tähendab, aga mis ta ei teinud siis? Ööelunõunik. Täna pole olukord palju varem, ent uus Tallinna linnavalitsus suhtub suurde ohtu äärmiselt leigelt. Vot niimoodi. Ekspert ütleb meile ka niimoodi. Ukraina sõda õpetab, et kriisi ajal on kohalike tuuleparkide olemasolu elu ja tervise küsimus. No elu ja surma küsimus, ma saan aru, see on selline kõnekäänd, aga elu ja tervise küsimus, et kriisi ajal on kohalike tuuleparkide olemasolu. No kui see tuulepark on, aga ühendust ei ole, siis ei. Tuulepark on, ühendused on, aga tuult ei ole. Ja nii edasi ja edasi. Kui ei ole seda kuskil, no ekspert, järjekordselt eksperdiks tituleeritud inimene räägib seda. Ja edasi. Energiajulgeolek algab kohalikest omavalitsustest. Erika Tšerkašina ütleb niimoodi. Energiajulgeolek algab kohalikest omavalitsustest. Mida see kohalik omavalitsus teha saab? Ma saan aru, et võib-olla mingisuguse tuuliku püsti panna, võib-olla mingisuguse, kui on mingi jõgi kõrval, võib-olla mingisuguse hüdroelektrijaamakese püsti panna või. Aga siis tuleb mingi keskvõime ütleb, et ei saa. Ja muide, Erika Tšerkašina esindab, kõige huvitavam selle asja juures minu meelest on see, et on Stockholmi Keskkonnainstituut ja sellel instituudil on Tallinna keskus ja tegemist on selle eksperdiga. Stockholmi Keskkonnainstituudi, Tallinna keskkond ja ekspert. Ja muidugi ekspert ütleb, et algab kohalikest omavalitsusest, tähendab, et algab. Ta saab kindlasti hästi korralikku palka, tegemist on Stockholmi Keskkonnainstituudiga ikkagi ja seal väikseid palku ilmselt ei maksta. Nii, aga midagi lustikuvad ka. Luhamäe tollipunktis kinni peetud trilobiit jõudis Eesti Loodusmuuseumi kogusse. Vaadake nüüd sõnastust. Luhamäe tollipunktis kinni peetud trilobiit. Trilobiit tuletab meelde. Väga paljud inimesed on neid näinud, eriti paekivi ladestistes. On neid väga palju, kui paekivisse on kivistunud kas siis mingi teomoodi või siis tõugumoodi või siis mingi liblika moodi või veel mingisugune väga-väga vana, tuhandeid ja tuhandeid aastaid vanu tegelane, kes on siin kunagi elutsenud ja trilobiit on üks nendest. Sõnastus on ju selline, et Luhamäe tollipunktis peeti kinni trilobiit ja ta viidi nüüd Loodusmuuseumisse. Ta hakkab Loodusmuuseumis tutvuma siinse väljapanekuga, aga peeti kinni ilmselt kas pakk, võib-olla kus oli trilobiit sees või peeti kinni mingi inimene, kellel oli trilobiit kaasas või midagi taolist. Aga vaevalt, et nüüd trilobiit ikkagi kinni peeti, ehkki see sõnastus
pakub meile üsna lõbusa sellise paralleelide tõmbamise võime. Muide, paralleel on üks huvitav asi, näiteks kahel paralleelselt kulgeval joonel või sirgel on hästi palju ühist, aga kokku ei saa nad mitte kunagi. See on nagu meie poliitiline elu praegu välja näeb. Nii, ja veel, laske, jällegi sõnastuses küsimus. Laskesuusakoondise treener Karel Viigipuu enne Ruupoldingi MK-etappi. Meil on 2 täiesti elujõus naist. Kas siis ülejäänud ei ole üldse elujõus? Või kas need elujõus naist on ka need sportlased, suusatajad või on nad keegi teised, kes on lihtsalt kaasa võetud meessuusatajate või ei tea kelle jaoks või igal juhul sõnastus on minu meelest suurepärane. Meil on 2 täiesti elujõust naist. Aga nüüd on Ruupoldingi võistlused läbi, paraku need 2 elujõus, täiesti elujõus naist meie mehi ei aidanud ja tulemused ei olnud kõige paremad, aga olümpia on tulemas, võib-olla näidatakse tugevamaid, paremaid ja helgemaid külgi. Ja võib-olla võetakse veel üks täiesti elujõus naine kaasa, võib-olla see oligi, mis siiamaani puudu oli. Ja küll me itsitame siin, aga soovime sportlastele loomulikult õnnestumisi. Nii nende ametlikus tegevuses ehk spordis ja isiklikus elus, nagu kombeks öeldud, täpselt samamoodi. Tänaseks kõik, sain kuidagimoodi selle arvutiga hakkama, järgmiseks korraks katsun kasseti jälle tahma täis saada ja võtan paberid kaasa. Seniks aga loodame, et Margus saab terveks ikkagi. No peab saama. Ja tänu kõikidele toetajatele, tänu kellele siin on võimalik olla. Muide, kui keegi imestab, et miks müts peas ja suhteliselt paksult riides, siis tuleb öelda, et eks siin ole temperatuur peaaegu samasugune nagu õues, aga praegu õues on talv ja talv on ilus ja lund on ka maa sadanud, nautigem ilma, minge õue ja meie püha sõda läheb loomulikult edasi ja soo veel, jagage neid linke ka, kui tundub, et midagi on jagamisväärset. Kõike head, meie püha sõda läheb loomulikult edasi.